Mina olen Tuuli. Ma olen eestlane, aga mitte ainult. Ma olen ka eestimaalane, mis tähendab seda, et ma elan siin. Mina olen selle tänase avaliku koosoleku algataja. Organiseerijaid oli umbes nii palju. Koosolekust osavõtjaid on kõik teie siin. Need inimesed, kes on meiega ühinenud Facebookis. Need inimesed, kes on saatnud lugematuid meile, nii meile kui omavahel. Need grupid, mis on moodustunud üle Eestimaa. Meil on täna sõnum. Me tahame öelda oma valitsusele, et valitsus, sul on mandaat oma rahva eest rääkida ainult siis, kui sa oled kõigepealt rääkinud oma rahvaga. Rail Baltic on üks pikas reas, kus valitsus ei ole rääkinud oma rahvaga. On viimane aeg kutsuda üles valitsust rääkima oma rahvaga. Meil on täna väga kindlad nõudmised, väga kindlad punktid, millest me kinni hoiame. Me saame nendest rääkida natukese aja pärast, sest Majandusministeeriumist on lubatud välja saata ka nende kõneisik või esindaja. Me ei ole seda praegu veel näinud. Veel kord, mina tahan öelda, et puit ei ole muutunud ehaks. Päev kestab. On olemas Eestimaa ja ikka veel on olemas Eesti rahvas. Ja just seda tahamegi täna uuesti meelde tuletada. Minuga on ühinenud mitmed kõnelejad. Nagu te kuulsite, on tegelikult selle projekti sostutamine käinud juba 10 aastat. Esimesed paberid kirjutati Juhan Partsu poolt alla 2007 ja selle projekti nimi oli Rail Baltica. See oli see projekt, mis pidi minema läbi Tartu. 2011 järsku muudeti seda ja sama inimene Juhan Parts kirjutas alla projektile, mille nimeks oli saanud Rail Baltic. Mitmed organisatsioonid, mitmed kodanikuühendused on palunud valitsusel saata alusdokumente, memosid, mille alusel on tehtud ühtepidi või teistpidi otsuseid. Kõigile nendele ühendustele on vastatud, et need paberid on ametkondlikuks kasutamiseks. Ehk siis need ei ole Eesti rahvale teadmiseks. Need ei ole kellelegi näitamiseks, need ei ole arutamiseks. Ja just nimelt sellele viitas eelkõneleja selle lepinguga, mille meie valitsus on tegelikult alla kirjutanud. Meil on õigus, me oleme kokku leppinud ja me peame seda lihtsalt nõudma. Ma tahaksin teile, kuna Majandusministeeriumist ei ole siiski keegi suutnud välja tulla, muide, et täna hommikune telefonikõne nendega oli selline, et mulle öeldi, et niisugused asjad tuleb vähemalt 6 aega ette kokku leppida, sest neil on väga kiire päev täna. Ja öeldi mulle, et inimestega tuleb rääkida. Mina ütlesin selle peale väga tore. Just täpselt selle sõnumiga olemegi täna siia tulnud, et inimestega tuleb rääkida. Vähemalt ühes asjas oleme me kokku leppinud. Nii. Me ootame veel paar minutit ministeeriumi esindajad, aga ma seni... Ministeeriumi poolt on saiad. Öeldi, et on ministeeriumi esindaja, kelle poolt on saiad, aga... Ministeeriumi esindajat ei ole. Ei, saiad saadame tänades tagasi, need on ostetud rahva raha eest ja neid tuleks jagada tegelikult nendele puudust kannatavatele lastele, kes ei saa endal iga päev kõhtu täis. Meie saame endal kõhu täis. Me oleme siin täna teise loosungiga. Me ei tulnud saia küsima. Me tulime oma õigusi alla joonima. Mis olid meie tänased nõudmised? Meie tänased nõudmised olid väga lihtsad. Need koosnesid 3 punktist. Peatada Rail Baltic. Mitte Rail Baltica, vaid Rail Baltic sellisel kujul, nagu meie valitsus on otsustanud selle 31. jaanuaril, see on siis paari päeva pärast alla kirjutada, ilma rahvalt küsimata. Peatada selline isetegevus. Rahva mandaati ei ole. Me nõuame, et avalikustataks need paberid, mida siiani on peetud valitsuse ja ministeeriumide, mul selja taga öeldi äriks, võib-olla ka äriks, aga mida on peetud nende omandiks. See ei ole nende omand. Ma räägin nendest paberitest, mis on olnud valitsuse otsuse aluseks. Memod, analüüsid, arvutused. Need, mis tänaseks on avaldatud, nii-öelda analüüsid, ei sisalda mitte ühtegi numbrit. Seal on lihtsalt öeldud lauseid nagu see on kasulik, see on meile hea,
me tahame seda. See pole tõsi. Me nõuame nende paberite avalikustamist, mis on olnud valitsuse otsuste aluseks. 2017. aastal on Euroopa Komisjon eraldanud vähemasti 400 miljonit eurot selleks, et disainida, projekteerida ja analüüsida nimetatud raudteevõrku. See raha on eraldatud 4 riigi vahel jagamiseks. 3 Balti riiki pluss Poola. Poola ei ole aga kavatsenud alla kirjutada siduvale lepingule, millest see 31. jaanuari leping. Seega Poola on olnud kavalam kui meie ja projektirahadest nad ära ei ütle. Siduva lepingu tahavad alla kirjutada ainult 3 Balti riiki. Meie kolmas nõudmine on järgmine. See 400 miljonit, see on ainult väike osa sellest, mis on kavatsetud üldse kulutada. See 400 miljonit ei tohi minna Rail Balticu promoks sellisel kujul, nagu see on praegu plaanitud teha, vaid see raha tuleb jagada ekspertide gruppidele, analüütikutele, tõelistele spetsialistidele ja erinevaid ühiskonna arenguid analüüsivatele gruppidele selleks, et rahvast oleks võimalik teavitada erinevatest seisukohtadest lähtuvalt. Selleks, et oleks võimalik tõepoolest näha tervikpilti. See on projekt, mis ei puuduta mitte ainult meid, vaid hakkab kõige rohkem puudutama meie lapsi ja meie lapselapsi. Meie oleme varsti pensionita pensionärid, aga meie lapsed on need, kes peavad kinni maksma lollid otsused, kui me laseme need täna teha. Ma küsin veel kord, kas ministeeriumi esindaja on meie hulgas? Ja ma lihtsalt ei näe teda. Tõstke käsi või tulge siia välja. Ei tule. Ma ei näe seda inimest. Seni kuni majandusministeeriumi esindaja võib-olla siiski ilmub, ma annan sõna kodanikele. Me esineme täna siin kõik kodanikena, nii et kõik need, kes on tahtnud kuidagi näha mingisuguseid alatoone või varjatud skeeme, see ei ole nii. Me oleme siin täna kodanikena. Martin. Ma lubasin, et me vaatame juba täna alustame seda, et me vaatame seda Rail Balticut igakuulselt ja erinevate külgede pealt, nii nagu rahvas seda näeb. Me oleme lubanud valitsusele, kui valitsus tahab meid kuulata, et meil on välja käia ekspertide kogu. Meil on välja käia inimesed nii Eestis kui ka mujalt ilmast, kes oskavad anda meile nõu, kui me ei oska seda päris õigesti ise sõnastada. Nagu ma alguses ütlesin juba, ma tahan seda lihtsalt korrata. Valitsus on üle vaadanud paarist olulisest asjast. Ma olen täna pidanud raadios ja mitmele küsijale siin ütlema, et mis on meie sõnum. Meie põhiline sõnum on see, et Eesti rahvas on olemas. Me peame seda lihtsalt näitama. Me peame olema mitte ainult rändrahnud, vaid me peame olema ka tõesti väärilised, andma seda sõnumit, et Eesti rahvas on olemas. Ma ei tea, kas majandusministeeriumist on nüüd lõpuks keegi siia välja rahva sekka ennast poetanud, keegi lehvitab mulle lõpuks ometi. Need 3 punkti. Ei, me ei taha teie saiu, me tahame, et te tuleksite siia. Selle asemel, et rääkida rahvaga, räägite raadiosse. Väga armas. Sest praegu just kogunevad ka Toompeal inimesed, kellel on väga kiire päev sellepärast, et neil on vaja arutada isekeskis seda alla kirjutatavat lepingut. Selle asemel, et tulla ja arutada seda korraks ka meiega, arutavad nad seda isekeskis. Saale juba ütles, aga Facebookis otsige Peatage Rail Baltic alt ja olge meiega ühenduses. Teie mõtted on väärtuslikud. Eesti eest!